Tere! Mina olen Vahur Lukin Columbus Eestist ning järgnevas videos tutvume Microsofti tooteperekonna ERP-süsteemiga Business Central. Alustame, mis on ERP? ERP on äritarkvara, majandustarkvara, mis on mõeldud ettevõtte või organisatsiooni ressursside planeerimiseks, inglise keeles Enterprise Resource Planning. Mainitud ressursside all me peame silmas laia valikut: inimesed, materjalid, tooted, teenused, kaubad, hooned, finantsid, raha ehk lai spekter. Mis aga on Business Central? Business Central on terviklik ettevõtte ressursside planeerimise tarkvara. Ta on üks Microsoft Dynamics 365 tooteperekonna liikmetest, mis on mõeldud eelkõige Euroopa mõistes kuni keskmise, kaasa arvatud suurusega ettevõttele. Ehk ettevõtted, kelle töötajate arv on kuni 250 töötajat, müügitulu kuni 50 miljonit ja bilansimaht kuni 43 miljonit. Saadaval on ta oma serveris ehk on-premise, hübriidina ja samuti ka pilveversioonina. Just pilveversioonile me praegusel hetkel tutvustuses ka keskendume. Järgmisena punktina on välja toodud SaaS ehk Software as a Service. Tarkvara teenusena, kui tõlkena võtta. Kui tuua näide autode maailmas täisteenusrendina, siis ühes kuutasus sisaldub nii rent, kindlustus, hooldus, rehvid, siis tarkvara mõistes tähendab seda terviklik täisteenus, kus ühe kuutasu sees on nii ERP-i funktsionaalsus, andmete hoiustamine, varundamine, tagavarakoopiad ehk terviklik pakett. Oma ajaloolt on ta Microsoft Dynamics Navisioni järglane. Business Central on nüüdseks tulnud pika tee koos Naviga ning algselt 2018 aastal peamiselt on-premise versioonis, siis nüüdseks tänu tehnoloogia arengule on varasem on-prem funktsionaalsus saadaval ka pilves ning seda juba täiendavate võimalustega, mida on-prem versioonis ei pruugi saadaval olla. Samuti on näha, et lähiajal aina rohkem ja rohkem liigutakse tarkade intelligentsete pilvelahenduste poole, mis hõlmavad nii masinaõpet kui ka andmeanalüütikat. Milleks siis pilvetehnoloogia on hea, mis on tema eelised? Ligipääsetavus. Oma andmetele saate ligi igal ajal seadmest. Jäävad ära võimalikud VPN-id ja remote desktopid. Teie programmi aegu. Kiired perioodilised uuendused hoiavad teie programmi alati uuena. Tugev roadmap. Nii tarkvara võimalused kui funktsionaalsus on pidevas kontrollitud arengus. Meil on võimalus teha nii kliendispetsiifilisi erilahendusi, arendusi, kui ka kasutada olemasolevaid rakendusi ehk programm on laiendatav. Kui punktina on siia toodud ka minimaalne riistvara investeeringute vajadus. See on mõistetav, sest et enam pole ERP-ile vaja riistvara, mis koos kiiremate seadistustega hoiab kokku ka juurutuste aega. Seega, keskmiselt kiirem investeeringute tasuvus. Olen siia välja toonud ka avatud tehnoloogia ja avatuse. Erinevad partnerid saavad luua lahendusi. Te ei ole ühe partneri lõksus. Kuutasu põhisus annab paindlikkuse teie ärile. Teie äri kasvades saate paindlikult lisada kasutajaid. Järgneva pildi peal on välja toodud, et tema kättesaadavus erinevatest seadmestest. Meil on telefoni äpp, tahvlis ja ka saame kasutada Business Centralit tavalistes arvutitest. Kui me räägime litsentsidest, siis Business Centrali esimene litsentsitase Team Member on saadaval alla 7 € kuus. Team Member võimaldab vaadata ja kinnitada andmeid, ostu-müügipakkumisi teha ning tööaja tagasisidet anda. Esimene täislitsents, Essential tase, sisaldab terviklikku ERP-i funktsionaalsust, finantsi, müüki, ostu, ladu, projekte, personali, CRM-i. Premium tasemega liitub kõigele eelnevale juba hooldusmoodul ja laiendatud tootmine masinkeskuste ja töökeskuste ja ka pommide, marsruutide ja täiendava planeerimise vaates. Business Central on Microsofti ökosüsteemi üks osa ehk ühenduvus teiste programmidega võimaldab organiseerida meie tegevusi ja andmeid ühtses keskkonnas, mis tagab mugavuse ja efektiivsuse. Oli eelmisel pildil ka välja toodud Office 365, nüüdseks Microsoft 365. Siis see on juba selline elementaarne tase, et andmeid saame muuta Excelis näiteks ja Outlookis teha müügipakkumisi. Power Platform, mis sisaldab nii Power Appsi, Power Automate'i, Power BI'd, vaatame ära järgnevatel slaididel. Lisainfona, et nii mõnigi Power Platformi toode võib sisalduda juba teie Business Centrali või Office'i litsentsis. Alustame Power Appsist. See on mõeldud rakenduste loomise platvorm. Te saate luua
lahendusi andmete sisestamiseks, muutmiseks, kuvamiseks. Saab lugeda andmeid nii ERP-ist kui ka mõnest muust andmeallikast. Samuti on siin ka olemas üks väike alamliik portal, mis võimaldab luua kliendiportaali, et teha näiteks tellimiskeskuse. Täiendavate näitena võib olla näiteks kauba andmete sisestamine, muutmine, kasutaja ülesannete kuvamine ja nii edasi. Teise punktina Power Automate, endise nimega Microsoft Flow, võimaldab muuta korduvad ülesanded ja paberivabad protsessid mugavamaks, näiteks dokumentide kinnitusringid, klientide tellimuskinnituste saatmine või hoopis võimalus, kus uue projekti loomisel luuakse automaatselt ka SharePointi. Power BI. Kasutame ära olemasolevaid andmeid nii Business Centralis, kui soovige olla välistelt andmeallikatelt ja visualiseerime. Saame ülevaatlikult juhtimise töölauad, mis võimaldavad meile minna detailidesse kuni kandetasemeni välja. Näiteks müügi- ja finantsanalüütika, ostu, planeerimine, kvaliteet, tiimi tööviljakus ja nii edasi. Variante on mitmeid ja valikud on laiad. Kui me räägime Business Centralist, nagu mainitud oli, ta on terviklik pakett. Meil on finants, müük, tarneahela juhtimine, hooldus, projektid, ladu, VMS, CRM ja nii edasi. Siis täiendavalt annab Suno 365 väärtuspakett oluliselt lisafunktsionaalsust lisaks Business Centrali standardfunktsionaalsusele. Eelkõige Eesti-põhised seadistused, samuti ka enam levinud kohalikud kasutajavajadused. Ehk me saame krediidiriski hinnata infopanga abil. Eeldefineeritud Eesti-põhised seadistused võimaldavad kiiremat juurutust. Loomulikult käibemaks, intrastat, pakendiaktsiis ja VD-aruanded, e-arvete saatmine, vastuvõtmine, samuti kaubaarved sisalduvad. Liidestus Merit palgalahendusega või samuti liidestus Envoice'i kuludokumentidega. Samuti on täiendatud ka trükiseid ja meil on liidestus ka äriregistriga, et kiiresti hankida klientide ja hankijate arveid. Kõlab huvitavalt, lähme vaatame Business Centralisse. Business Centralisse sisse logides avaneb teile tegevuspõhine vaade ehk rollikeskus, kuhu on koondatud teie rollile kõige olulisem ehk vastavad moodulid, nimekirjad, listid, kuhu saate ka ise lisada, toimingud, ülevaate kohta veel nii palju, et vastavaid mõõdikuid, sinepikolane, roheline, punane, neid väärtusi saab iga kasutaja ise sättida ehk ei dikteeri Microsoft ette teile, et alates millest midagi on punane või hoopis meil väga hästi ja roheline. Me näeme ära kohe oma pooleli oleva müügi, ostu, kinnituste, maksetega seonduva. Lihtsalt infoks antud roll on Business Manageri roll, kuhu on kokku koondatud nii ostu kui ka müüki. Meil on siin nii-öelda ka diagrammid, antud hetkel klientide esikümme, aga võib-olla ka näiteks rahavood. Lemmikkontod, saame välja tuua oma tulu-kulukontod. Samuti ka kiire tehingute väljavõte ehk et analüüs, kuidas meil läheb näiteks kasumiaruande pool. Samuti ka Power BI aruanded, juhul kui on ajatabelid vaja kinnitada, vaadata, kontrollida, on nad siin olemas. Ja samuti ka aruannete sisendkaust. Näiteks, et iga esmaspäeva hommikul vaatame oma klientide ja hankijate saldode võlgnevusi üle. Kui me räägime, kuidas tarkvarast liikuda, siis loomulikult me saame liikuda läbi klikates siiapoole, siit 3 kriipsu alt avaneb ka täielik menüü, kuid avame näiteks kaupade nimekirja. Kaupade nimekirja on koondatud info kaubakaartidelt. Avades näiteks ühe kaubakaardi, on näha, et kaubakaardil on kogu kaubaga seonduv info käsitletud, samuti alates laiendatud tekstidest, tõlgetest, erinevatest möödtõikutest ja nii edasi. Kuidas kaupade nimekirjas sobivat otsida? Me saame filtreerida. Saame lisada sobiva filtri ja siis vajadusel ka näiteks salvestada. Antud hetkel on vaikimise filter, et me näeme vaid aktiivseid kaupasid. Kui ma võtsin näiteks filtri varud kõikide kaupade kohta üle 100, siis on näha, et list muutus lühemaks ja me saimegi vaid selle nimekirja kaupadest, mille varusid on meil üle 100. Varasemalt mainisime integratsiooni Exceliga. Avades leht Redigeeri Excelist, salvestatakse meile kaubakaartidega Exceli tabel. Avades faili, avaneb meil ka Exceli tabel, kus vajutades Enable Editing toimub ühenduse loomine Microsoft Dynamics Business Centrali keskkonnaga. Ehk kohe-kohe tuuakse meile andmed vastavatest kaubakaartidest ning me saame andmeid muuta ja uuendada. Näitena
on meil siin näiteks kaup vesi 0,5 L. Soovime täiendada väärtusega näiteks 0,5 liitrit. Soovime võtta näiteks arvuti numbri tagant midagi ära. Võtame ära, vajutame avalda. Saime teada, et töödeldud on 2 muudatust ning vaadates Business Centrali poole on meil näha, et vesi 0,5 liitrit ja arvuti on Dell Latitude. Ehk me saame oma andmeid uuendada mugavalt otse juba ka Excelist. Tuleme tagasi näiteks muude andmete loomise juurde, kui me olime avalehel. Siis me saame avada ka võimaluse toimingute plokist uus klient ning mille tulemusena avaneb meile küsimus, millist klienti me luua soovime, kas Eesti, Euroopa või veel välisklienti. Valime Eesti kliendi, siis selle malliga täituvad meil ära juba meie poolt määratletud väljad, näiteks finantsiidega seonduvad konteeringurühmad. Kliendi loomine on imelihtne, kui kirjutame näiteks kliendi nime alguse sisse ja pärime andmeid äriregistrist. On näha, et peaks olema ka tühik vahel. On maks 123 võrguvara olemas meil, klikime 3 täpi peale, võtame OK, on meil kliendi andmed olemas. Kui me soovime teha uut müügipakkumist või müügidokumenti, saame seda teha ka otse kliendikaardilt. Loomulikult me saame seda teha ka otse näiteks müügipakkumiste nimekirjast või otse avalehelt. Variante on mitmeid. Vajutades uus müügipakkumine avaneb meil müügipakkumine. Kui me sooviksime osta näiteks musta jalgratast, mis oli meil kaupade loendis, siis kirjutame must või mõne muu, valime mõne koguse ning sellega on meil ka võib-olla müügipakkumine tehtud, kui meil on tegu üherealise müügipakkumisega. Kui müügipakkumisest läheb käiku, saame protsessi pealt koostada tellimus. Vajutades koosta tellimus, luuakse ka müügipakkumist otse müügitellimus ja nende omavaheline side jääb alles. Vajutame, et kas soovime avada. Jah, on meil samade andmetega olemas müügitellimus. Müügitellimusel on näha, et meile tuli üks hoiatus ülesse, ehk kauba saadaolev varu on väiksem. Ehk meil ei ole nii palju jalgrattaid sees, kui tellimuse täitmiseks vaja on. Vajutades näite üksikasju, näeme, et tuleks juurde tellida. Loomulikult me saame nõudluse planeerimist teha ka läbi tellimuste plaanimise üle ettevõtteliselt, aga samuti me saame teha seda otse müügitellimuselt. Vajutades loo ostutellimus, luuakse vastav ostutellimus. Mustale jalgrattale oli määratud ära, et me tellime seda Rademarist ning on olemas ka kohe vastava kaupa number. Sellest tulenevalt saame ka väga mugavalt seda teha, et võtame näiteks kohe 40 tükki ära, me teame, et meil nii palju neid vaja läheb. Tärn siin üleval tähendab seda, et see on kohustuslik väli, ehk enamasti on ka ostutellimuse puhul meil hankiarve number teada. Juhul, kui meil juhtub näiteks selline lugu, kus tellime 40 tükki, aga tarnitakse rohkem. Need näited on peamiselt võib-olla toiduainetööstusele, et soovime tellida näiteks 10 kilo forellifileed, aga tuleb lõigatud kokku tuleb 11 või 10,5, siis ka seda saab loomulikult teha. Aga teine asi, mida meelde jätta just tellimuste pealt, et me saame vastavalt kogustele, tarnitavatele ja lähetavatele kogustele ka muuta. Et näiteks kui meil esmakordse tellimusega tuleb 30 tükki, siis seda me saame ka kohe ostutellimuse pealt teha ja märkida. Soovides kaupa tarnida, vajutame näiteks tarni, me teame, et meil tuleb koondarve kuu lõpus, on näha, et meile järele jäänud kogus, mis meile veel tarnitakse, on 10 ja kätte oleme saanud 30 tükki. Loomulikult võib looprotsess olla ka oluliselt keerulisem, ka seda tarkvara võimaldab. Tulles tagasi meie müügitellimuse juurde, siis on näha, et nüüd me saame siit ka selle ära lähetada. Kui me räägime müügi tegemisest, ei saa me üle ega ümber Outlookist. Tihtipeale meil tulevad päringud otse Outlooki. Klikkides Outlookis More Action, Business Central, kontakti ülevaade,
saame me kohe endale ka kontaktist ülevaate ja sisuliselt teha müügitehingud otse Outlookist lahkumata. Me näeme, et kliendil poole üleval saldot, tähtaeg möödas arveid ei ole, tal on 6 poolejõulat müügipakkumist. Teeme ühe juurde. Pakume kiviprofiili ja ümarrenni. Kui vajutame, et millised asjad läheb, näeme, et juba e-postist leiti üles meil kaubad. Lisame siia kogused. Paneme näiteks 162 tükki, 162 ruutmeetrit ja näiteks 38 jooksvat meetrit ümarrenni. Me teame, et nii palju on nii-öelda vaja. Vaadates linnukese peale on meil näha, et andmed kantakse üle nii-öelda Outlookis olevale müügipakkumisele. Tulles näiteks nüüd Business Centrali poole, näeme, et meile tekkis kohe ka müügipakkumine vastavate kogustega Business Centralisse ehk 162 ruutmeetrit ja 38 jooksvat meetrit. Ehk müügi tegemiseks on meil erinevaid võimalusi ja see on ka mugav. Täiendavalt on uuritud, kas on midagi ka projektide jaoks. On küll. Avades projektid on meil olemas ka terviklik projektide halduse moodul. Võtame lahti näiteks projektikaardi, meil on näha, et uus veetootmisliin, siis meil on üldandmed, me saame lisada vastutavad isikud, projektijuhid, aga kõige tähtsam osa, mida vaadatud ülesannete poole pealt, ehk et millest projekt koosneb. Me saame kokku võtta summeerivalt erinevad etapid, arvestada kokku päeva lõikes ka meie eelarvelise planeeritavad kulud, tagasisidestatud saada tegelikud kulud teada, ja samuti ka eelarvestatud või planeeritavad tulud ja meie poolt tehtud arved. Loomulikult me saame kogu tootmisliini kokku võtta ka, et meie eelarve oli 213 000, hetkel oleme ära kulutanud 128 000, meie planeeritavad tulud kokku on 256 000, hetkel oleme teinud arveid 160 000. Ehk meil on kohe ja terviklik ülevaade projektidest ja seda kuni kandetasemeni peale vaadates. Loomulikult, projektid üks asi. Tootmisliini puhul me võime räägime ka veel omakorda tootmisest. Aga kui me toodame midagi, siis me toodame erinevatest kaupadest teisi kaupu võiks öelda, milleks me kasutame ka erinevaid ressursse. Ehk avan tagasi kaupade loendi ja alustan näiteks komplekteerimisest. Komplekteerimise puhul me määrame ära komplekteerimise kooslused. Võtame näiteks siin pakett vesi, kohv ja C-vitamiin. Siia lisandub veel üks kart, mille sisse me paneme ja 15 minutit komplekteerimistööd. Me määrame ära, millistest kaupadest meie komplekt koosneb ja siis me saame kokku teha komplekteerimistellimuse ning komplekteerimistellimuse lõpetamisel tuleb meil uus kaup arvele ja teised kaubad lähevad ka maha. Selline lihtsam tootmine. Teine variant tootmiseks on juba laiendatud tootmine, ehk kus meil on erinevad retseptid, tootmiskooslused, pommid. Et võtame näiteks siin mõni piirde näite. Avame tootmiskoosluse, ehk siis production pommi võib ka öelda, siis siin on näha, et siin määratakse ära, millistest teistest kaupadest see koosneb. Ehk on näha, et siin läheb alumiiniumtoru ja nii edasi sisse. Ja siis võrrandi teine pool on, kuidas me toodame, ehk siis millist marsruuti ta peab läbima. Võib öelda, et millistest osakondadest peab läbi minema. Ehk siin on näha, et on saak plasma, keevitus, kvaliteet, värvimine, komplekteerimine. Kui me räägime veel tootmisest, siis see oli, kuidas toota ja millest toota, siis tootmise toimub läbi tootmistellimuste. Ja tootmistellimusi on erinevaid. Alustades simuleeritud tootmistellimustega, me saame läbi mängida, millised oleks kulud antud tootmise puhul, kui pikka aeg ja nii edasi. Planeeritud tootmistellimus ehk plaanitud ja kindlalt plaanitud tootmistellimus on need, mis on meil plaanimisstaadiumis. Ja vabastatud tootmistellimused annavad meile tagasisidet, millised tootmistellimused on hetkel meil töös. Nendele me anname ka nii-öelda reaalset tootmisalast tagasisidet kulunud aja kohta ja selle tootmistellimus lõpetas on meil ka uued kaubad valmistatud. Loomulikult selle lühikese ülevaate aja jooksul ei jõua ma rääkida teile kõigest ega ka paljust, vaid see oli väga-väga
põgus pilk Business Centralisse. Loomulikult tarkvara taustal müügi, ostu, tootmise taustal jooksev finants, meil on põhivarade arvestus, samuti ka turundus, kuluarvestus, tarneahela juhtimine ehk kogu ettevõtte ressursside planeerimine on ühe katuse all. Järgnevalt vaatame üle lisa- ja laiendusvõimalused. Alustades liidestusvõimalustest, siis Business Centralisse on kohe sisse ehitatud veebiteenused, kus me saame välja jagada nii OData kui SOAP-i urle. Samuti saame kasutada universaalset liidestusplatvormi Common Data Service, mis pakub teie andmete jaoks turvalist ning pilvepõhist salvestusvõimalust. Seda on lihtne hallata, lihtne kaitsta, juurdepääs vaid nendele isikutele, kellele te juurdepääsu annate. Rääkides lisavõimalustest, saame ära kasutada äriregistri päringut. Saame kiirelt ja mugavalt kliendi ja hankija juriidilised andmed. E-arvet võimaldab vahetada erinevate e-arve partnerite vahel nii müügi kui ka ostuarved, samuti kaubandusdokumente. Infopank. Valgusfoori põhimõttel saame täiendavat juhtimisalast infot hankijate ja klientide kohta. Envoice. Kuludokumentide arvete digiteerimine käib edaspidi mugavalt. Näitena kulucheck. Teeme pildi ning läbi Envoice'i keskkonna jõuab tagasi Business Centralisse. Tasklet Factory. Terviklik skännerlahendus laohaldusele ehk VMS-ile. Vastuvõtt, paigutamine, ümberpaigutamine, väljastamine ja muud toimingud on hõlpsalt tehtavad läbi skännerlahenduse. 3S võimaldab anda tootmise tagasisidet otse tootmise põrandalt, samuti anda tagasisidet praagi kohta, kvaliteedi kohta ning ka meistril on kindel ülevaade toimuvast. SanaCommerce ehk siis e-kaubandus võimaldab Business Centrali ja Sana platvormiga ühendada nii veebipoe kui ka tellimiskeskuse. Samuti on võimalus luua liidestust mõnede teiste e-kaubanduse platvormidega, nagu näiteks Magento. Kui räägime laiendusest, siis ei saa me üle ega ümber AppSource'ist. Me saame kasutada rakendusi sarnaselt nagu meie nutitelefonides on, et lihtsalt installides neid AppSource'ist. Samuti saame teha ka kliendi spetsiifilisi lahendusi. Kui me räägime Business Centralist ja uuendustest, siis uuendused on nähtaval Microsofti kodulehel ning alati on olemas ka nimekiri uuenduste sisust. Kui teil on mõni hea idee, saate seda pakkuda Dynamics IDs lehel ning võib juhtuda, et mõni teie pakutud idee on juba järgmises uuenduses sees. Kui räägime õppimisest, siis õppematerjalid on kättesaadaval näiteks Microsoft Learn portaalis, kus on moodulite kaupa võimalus vaadata, millest Business Central koostab ning mida seal teha saab. Ning samuti on internetis väga palju erinevaid videosid, blogisid, täiendavaid juhendeid. Viimasena ja mitte vähem tähtsana räägime Business Centrali puhul ka turvalisusest. Teie andmed on turvaliselt hoitud igal ajal maailma tasemel teenusega. Teie andmed on vastavuses ISO nõuete ja valdkonnapõhiste sertifikaatidega. Loomulikult lahendus on vastavuses GDPR nõuetega. Samuti pole ohtu, et jääksite ühe teenusepakkuja lõksu, sest Business Centralil on lai partnerite võrgustik. Kokkuvõtvalt, Business Central on turvaline lahendus. Tekkis huvi, küsimusi? Kui jah, siis kontakteerume. Hetkel on minu poolt kõik ning kohtume järgnevates videodes.